suunast lodjapuukest muure painab, kaardu teel ta jäi. nii ka meie sangarlik Ukraina seisab longus päi. Püsti tõsta võime nüüd ja aina lodjapuume, jälle meie võrratu Ukraina, hei, hei, rõõmsaks muudame. No nii, Martin, mille me siis saadame nüüd Ukraina poole? Seekord saadame siis ühe tõsise kraana töölooma, mis aitab varingupäästel siis paneele ära tõsta. Ja see on nüüd 130 tonnine, siis panime talle nimeks Taavet. Ja katsume nüüd selle siis Ukraina abistamiseks saada. Varingupäästes annab ta vist väga palju juurde? Väga palju, jah. Ta jõuab tõsta ja noolt peaks tal olema ka 60 meetrit pikk, nii et suht kaugele. Vastukaalusid kokku oli tal 35 või 36 tonni. Et loodame, et see on väga suureks abiks neile majade nii-öelda siis lammutamiseks ja inimeste aitamiseks. Ja koha peal tuleb vist, nagu ma aru saan, te lähete natuke õpetate ka ukrainlasi, et asja kasutada? Jaa, teeme neile väikse koolituse ja siis seal pidi olema ka mees, kes on enda peale enam töötanud ja oskab nagu tegutseda nendega. Väga jõudu! Aga aitäh teile ja jälle nägemisele! Lodjapuu on valmistamas aina uut ja valget õit. Seisa kindlalt kartmatu Ukraina, ees meid ootab võit. Püsti tõsta võime nüüd ja aina lodjapuume, jälle meie võrratu Ukraina, hei, hei, rõõmsaks muudame. Verd on kaotanud sõjamehed vahvad, end ei säästa nad. Võõra ikke alt Ukraina rahva vapralt päästavad. Suudame koos võidukaina vabastada maavee. Võidupäeva võrratu Ukraina, hei, hei, peab koos meiega.